olnud suur õnn ja mind on kutsutud mitmel korral Paide linnameeskonna perepäevi juhtima. Ja see on ausalt öeldes teinud selle klubi mulle väga südamelähedaseks. Ja üks asi on see tipp, mida kõige rohkem, millest räägitakse, kuuldakse, ehk siis Paide linnameeskonna esindusmeeskond, aga minu jaoks on kõige sümpaatsem siiski kogu see süsteem, mis selle tipu alla loodud on, kõik need noorteklubid ja see on niivõrd sümpaatne, kuidas Paide linnameeskond oma kogukonnaga tegeleb ja millist rolli nad siin Järvamaal mängivad. See on midagi palju enamat kui lihtsalt üks karimehi, kes palli platsil taga ajavad. See on niisugune maakonna ja see ongi see, miks Paide linnameeskond, ma arvan, kohalikel inimestel ikkagi väga suurt rolli mängib ja väga teda armastatakse. Ma olen eluaeg tegelikult väga palju spordiga tegelenud, et jah, viimastel aastatel küll rohkem kultuurile tähelepanu pööranud, aga käinud korvpallitrennis ja maadlustrennis ja isegi erinevate koondistega tasemel sporti teinud, nii et sport on minu jaoks midagi enamat kui lihtsalt tore asi telekast vaadata, et ma tean seda valus ja neid tundid, mis seal taga on. Aga tänasel päeval on minu jaoks sport telekast vaadates ikkagi üks meelelahutus, et ma olen kirjutanud väga palju näidendeid ja kui sa näidendist tead, millega see asi lõpeb, kui sa oled seda varem lugenud, siis jalgpalli puhul on alati see tore lugu, et sa kunagi enne lõpuvilede kõlades ei tea, millega see lugu tegelikult lõppeda võib ja sa ei tea ka seda, milliseid pöördeid see mäng tuua võib ja milliseid ilusaid või ka kurbi hetki endaga kaasa tuua võib. Hamletit me kõik teame ja seal me teame, kuidas lugu lõpeb, aga jah, tõepoolest jalgpalliga see kahjuks alati niimoodi ei ole. Ja see ongi see, mis teeb spordi ja jalgpalli ülimalt põnevaks. Paide linnameeskond on aastalt aastasse hakanud mängima üha paremat jalgpalli ja praegusel hetkel, kui linnameeskond on Eesti veel ühte vooru Eesti edetabeli juht ja ütleme seda võib-olla mitu kuud järjest, see on ikkagi enneolematu pilt ja ausalt öeldes kuigi olude sunnil, aga siiski teeb südame rõõmsaks. Ja ma usun siiralt, et Paide linnameeskond võib sellel aastal täiesti 3 hulka kohe päris kindlasti jõuda, sest see hing, see süda, mis selles meeskonnas sees on, see on midagi väga-väga suurt ja ma loodan, et see jõuab ka platsile ja mehed annavad endast parima, nii et mina usun küll, et mõni aasta veel ja Paide linnameeskond mängib juba rahvusvahelisel tasemel.